Sotsiaalministeerium esitles hiljaaegu analüüsi, miks sünnib Eestis vähem lapsi, kui noored tegelikult tahaksid. Selgus, et ei ole ühte suurt põhjust, seega ka ühte lahendust, mis rekordmadala laste sündimise Eestis paremaks muudaks. Seda enam, et sündivus langeb kogu maailmas, ka rikastes riikides. Riina Sikkuti sõnul on lahendused küll eraldi väikese mõjuga, aga iga protsendi pärast peaks pingutama. Rahvastikuprotsessid on nii pikaajalised, siis minust tuuakse analüüsis ka ilusti välja, et isegi kui me räägime siin 100, 1000 lisasünnist, see mõju on aastakümnete peale. Et esimese hooga mõju võib tunduda protsentuaalselt väike, aga kuna ta on väga pikaajaline, siis väga paljud nendest meetmetest, mis teistes valdkondades tunduksid, mis selle protsendikese pärast on vaja üldse kulutada või pingutada, siis rahvastikuprotsesse mõjutades on selle protsendikese nimel mõtet kulutada ja pingutada. Ka Signe Riisola arvates ei saa riik sündimust massiivselt muuta, kuid iga väike mõju on tuleviku mõttes oluline, kuna perede põhjused lapsi saada on erinevad. Mõju, mida me saame avalike tegevuste kaudu teha, on väga väikeses ulatuses, aga ka väikeses ulatuses sündide suurendamine avaldab tulevikku väga suurt mõju. Nii et vastus on, et saab teha. Küsimus on muidugi selles, et mida teha, et millised on need valikud, sellepärast et perede põhjused, miks lapsi ei saada, on väga erinevad. Ja kui me valime välja ühe meetme, siis ta mõjutab ainult mingit osa nendest peredest, kes lapsi sooviksid saada. Kogu olukord hakkab probleemi teadvustamisest ja ka valmidusest ka meil ühiskonnana muutuda. See tähendab, see on väärtusküsimus. Seda näitasid ka teadlaste uuringud. Teiseks, see kindlasti tähendab ka olukorda, kus me pakume lastega peredele kindlustunnet, et laste saamine, laste kasvatamine oluliselt ei halvenda majanduslikke väljavaateid perele, nagu see tegelikult paraku täna on. Sest ega Eesti ka noored tahavad palju rohkem lapsi saada, kui nad tegelikult siis saavad. Ja selle kõige suurem põhjus, mida ka teadlased on välja toonud, on majanduslik ebakindlus viimasel ajal. Nii on välja pakutud võimalustes nii eluaseme toetamist, lastetoetuste ja teenuste paremini korraldamist ja sihtimist, aga siiski. Maailma rahvastikule prognoositakse tervikuna vähenemist. Raha on kindlasti oluline, eriti mida rohkem inimestel elatustase tõuseb, seda rohkem on ka inimestel ootusi, et nad suudavad seda elatustaset tagada ka oma lastele, see on kõik oluline. Aga kõige olulisem on tegelikult kultuurilised hoiakud. Ja kultuurilised hoiakud on meil lääne tsivilisatsiooniis olnud juba vähemalt 2 põlvkonda ju dekadentlikud. Perevaenulikud, lastevaenulikud, pühendumise vaenulikud ja see rahvuse ellujäämine on võimalik ainult siis, kui meil tuleb selline meelsuse muutus hoiakutes. Esmakordselt, vähemalt viimase 100 aasta jooksul, sündis Eestis eelmisel aastal alla 10 000 lapse, siis sündis 9690 last. Sel aastal on seni sündinud iga kuu umbes 10% vähem lapsi kui eelmisel aastal samal kuul.